Tere, ma mõtlesin, et ma kirjutan siia e-kursuse alla siis selle teksti juurde, et miks see e-kursus niisugune eklektiline on. Aga siis mõtlesin, et ma teen parem video, mul on videos lihtsam rääkida. Et siis see WordPressi tarkus, et see e-kursus on siis pigem nagu juhendite kogum. Et kui ma teen nagu veebe oma klientidele vahest, et siis ikka sa pead nagu seletama ühte või teist asja ja ma tavaliselt teen video, sellepärast et video pealt saab ta siis nagu uuesti üle vaadata mingid asjad või see on just täpselt nendele, kes nagu umbes veeb on olemas, aga siis sul on vaja seal midagi täiendada või midagi teha või midagi sättida, midagi panna, on ju. Sa ei ole ise veebi tegija, aga sa tahaksid nagu omaenda veebis midagi nagu täiendada või teha või osata mingit ühte või teist asja või pead menüüd sättima, eks ole. Et siis on sul nagu vaja just niisugust teadmist hästi kiiresti saada, et selle jaoks see juhendite kogum siis ongi ja ma oma klientidele olen et ma olen nagu tähele pannud, et ma olen oma klientidele teinud mingi ühtedele ja samadele asjadele mitu korda nagu erinevat moodi juhendeid. Et siis mõtlesin, et tegelikult ma teen nagu ühe korra mingi videojuhendi, ta ei peagi olema nii korralik, aga ta peab olema just nimelt ammendav ja põhjalik selles mõttes, et kuidas ühte või teist asja panna. Siis ma tean ka seda, et mõned inimesed on sellised, neile meeldib nagu pikalt vaadata videosi ja teised inimesed on sellised, et nad vaatavad nagu piineldes 5 minutit videot ära, on ju. Seega ma olen kõik see WordPressi tarkused siin selles nagu loengutes olevad need videod, ma olen teinud nad nii parasjagu lühikesed ja nii piisavalt pikad, et nad räägiksid oma mõtte ära, aga ma üldiselt siin nagu väga sügavuti ei lähe või kui lähen, siis lähen nagu mitme video peale nagu sügavuti, et ma ei tee selliseid pikki videoklippe. Et tegelikult peaks seda WordPressi selgitama väga pikalt ja põhjalikult, aga ma leian, et see on nagu vale, sellepärast et see WordPress ise on oma olemuselt tehtud selline, et oleks nagu lihtne. Ja need, kes WordPressi nagu just nimelt mitte ei tee, aga täiendavad WordPressi või kellel on WordPress veebid, nemad ju nad ju tahavad tegelikult lihtsalt mingi asja üles panna või pildi suurust muuta või ma ei tea, ükstapuha mida teha. Ja kusjuures praegu mul tuli just meelde, et kas sa teadsid, et WordPressi sees on ehitatud sisse piltide suuruse muutja. Väga lahe on ju. See on lihtne asi ja kuna mina ise olen disainer siin olnud ja AD ja ma ei tea, kõiki asju on ju, siis loomulikult mul on nagu Photoshopi asi olemas ja ma võtan kohe pildi lahti, teen Photoshopis suuremaks, väiksemaks, eks ole. Aga tegelikult iga kord sa ei viitsi minna, aga vaata, see on just niisugune väikene lihtne asi, mida sul WordPressi veebi täiendades on vaja teada. Nii et ma loodan, et sa saad siit sellest kursusest leiad omale täpselt selle video, mis sulle sobib, mis sulle meeldib ja võid loomulikult ka kirjutada mulle, kui sa tahaksid veel juhendit mingisuguse teema kohta saada ja mingi lihtsa teema kohta, jah. Ja kõik. Vaata videosi ja